Ma olen väga põnevil. Ma tean, et me läheme selle autoga kohe sõitma. Minu jaoks sellised uued asjad, mis tegelikult hakkavad nii vastu mõistust, kuidas saavad keerata näiteks tagumised rattad, aga uuel A8 see nii on. Jah, täpselt, et meile Q7-lt juba tuttavad, siis pööratav tagatelg on tegelikult olemas ka uuel A8-l ja see tähendab tegelikult seda, et uue A8 pöörderaadius on sisuliselt sama, mis on uuel A4-l. Ja kui on autole valitud juurde pööratav tagatelg, siis tegelikult pöörderaadius väheneb 1,1 meetrit, mis on kitsastes linnaoludes üks väga-väga oluline argument tegelikult. Kes tahab osta endale sellist autot, millega avariid teha vist on väga raske, kui sa just ise nagu sihilikult kuhugi ei taha vastu puud sõita, sest me hakkame kohe rääkima nendest abidest ja asjadest, neid on siin niivõrd meeletult palju peal, et täitsa jääb suu lahti. Just, et tegelikult auto ohutus on tegelikult peamine asi, mida autotootjad täna eelkõige arendavad ja 41 juhiabisüsteemi tegelikult, mis on võimalik integreerida uude A8-sse, ongi need asjad, mis teevad iga sõitja sõitmise lihtsamaks. Selge on see, et kui keegi tahab rumalusi teha, siis autoga põõsasse on ka võimalik sõita. Aga et vältida suurtel kiirustel külgmisi tagant otsasõidu kokkupõrkeid ja kõik muid sellised asju, siis tegelikult selle vältimiseks kõik võimalike juhiabisüsteeme kuni ummikus seismiseni või nurga tagant välja sõitmiseni, kus MMI ekraan näitab sulle, et kas tuleb paremalt või vasakult auto, kõik sellised pisidetaile on seal hästi palju, mis aitavad sul tegelikult sõita. Lähme sõitma. Lähme sõitma. Uuel Audi A8-l siis eelkõige, mida võiks tähelepanuväärseks lugeda, on see, et juhiabisüsteeme on kokku 41 ja erinevaid nii-öelda personaliseerivaid ja juhti nii-öelda abistavaid detaile auto seadistamisel on kokku 400. Ja kui me uuest A8-st räägime, siis tegelikult uus A8 on Audi põlvkonnas taaskord jälle see suunanäitaja koos oma tehnoloogilise kontseptsiooni erinevate võimalike lisade ja uuendustega ja ütleme, kõige suurem nii-öelda muutus selle asja juures ongi ehk siis see, et salong on viidud sellisesse ühtsesse disaini detaili elementi koos nende puutetundlike ekraanidega. Sisuliselt, kui auto on välja lülitatud, ekraanid on kustus, siis ta sobib ideaalselt kokku selle salongi viimistluse ja kõigi muude detailidega. Miks nii-öelda samm on tehtud, ongi see, et nii-öelda tarbija on nõudnud puutetundlikke ekraane, see on tänapäeval juba teatavas mõttes nagu uus standard ja Audi MMI, mis on siis saanud tegelikult läbi aastate väga palju erinevaid auhindasid, on siis teinud ka väga suure hüppe ja on Audi A8-le siis spetsiaalne kogu menüükeskkond nii-öelda loodud koos oma Virtual Cockpiti keskmise menüüekraaniga pluss kliimaekraaniga kuni siis tagaistuja ekraanile veel eraldi, mis on siis välja võetav, tegelikult juhitav samamoodi kuni laevalgustusest kuni ambient valgustuseni autos oleva helisüsteemi ja kõige muu sarnasega. Kas need on meil sellised nii-öelda näituseautod siin hetkel koha peal või tegelikkuses saab ka juba autosid osta? Ja autosid saab tellida, esimesed õnnelikud on oma autod juba vana aasta sees tegelikult ära tellinud. Tõenäoliselt märtsis esimesed autod ka Eestis juba ringi liiguvad, nii et tegelikult tere tulemast, saab kohe.